autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Olgu tegemist väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringutega, Inbank on sinu jaoks olemas. Inbank. Nutikas valik. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere tulemast tagasi kuulama autotundi. Seekord oleme stuudios kolmekesi. Meil on külaliseks Gert Avasalu ja Margus Pipar Geeniusest ja mina olen Martin Mets. Täna, miks meil on külalised kohal, on sellepärast, et räägime mitmest proovisõidust, aga enne seda, kui me sinna lähme, siis tegelikult vahepeal on hullumeelsed ajad. Väga palju on toimunud. Näiteks vahepeal bensiin maksis 20 senti vähem kui tavaliselt ühel päeval ja mitmed teised ketid peale terminali, kes selle algatas, läksid selle asjaga kaasa. Ja just täna siin, kui salvestame, siis tegelikult tuli ka teade, et Tallinn tahab piirata teiste omavalitsuste elanike elektriautode parkimist, tasuta parkimist Tallinnas, et saab nagu huvitav olema näha, et kuidas seda asja hakatakse tegelikult jälgima ja korraldama. Aga enne räägiks sellest, et elektriautode ostutoetus tehti ümber. Ja minu meelest on see nagu väga mõistlik plaan. Kastirattad enam toetust ei saa, mis oligi naljakas, millest tegelikult Gert kirjutas minu meelest siin paar kuud tagasi, et seda toetust pole tükk aega keegi enam eriti võtnud ja nüüd saab siis kasutatud elektriautodele toetust. Et see eelarve kanditi seal põhimõtteliselt kõik ära eraisikute ostutoetuseks, elektriauto ostutoetuseks. On täitsa mõistlik rahakasutus tõenäoliselt. Küll aga seda vist toetust on suhteliselt vähe on järgi, eks ole, et väga paljud seda kasutada ei saa või 1,45 miljonit. Okay, selle eest ikka mõne auto saab. Siis mul oli vähe teine number meeles, aga siis saab tõesti. Aga oluline on nüüd siis see, et saab võtta kuni 5 aasta see kasutatud elektriauto ja oluline on see, et seda tuleb liisida, seda ei saa välja osta, et ma ei tea, milleks see on, et võib-olla siis see on see, et kui sa välja ostad, et siis sa oled piisavalt rikas ja sul ei ole ostutoetust vaja, et võib-olla on selles asi, aga igal juhul 4000 euro ulatuses samamoodi ja mis on veel oluline siis see, et auto maksumusest võib see olla siis kuni 25%, nii et auto peab siis maksma 4000 korda 4 eurot ehk 4000 korda 4 ehk siis 16 000 vähemalt. Jah, ehk todavamad Nissan Leafid ja Mitsubishi Imievid ja sellised jäävad sealt välja, aga 16 pluss, eks sealt hakkavadki tegelikult siuksed enam-vähem okeid elektriautod juba. Aga see, ma ei tea, kuidas see hinnalangus on olnud, et ega rohkem seal väga vist ei ole, jah? Ja BMW i3 võib-olla ka, aga jah, seal odavamas hinnaklassis nii ehk naa, ma arvan, et need autod on suuremalt jaolt ikkagi üsna amortiseerunud akuga ja niisugused vähe riski business juba, et tõenäoliselt on nii ehk naa on see siuke väga väike turuosa pruugitud elektriautode turus siis. Ja seal on meil siis ka see väike klausel, et tegelikult see auto, et mina sinu käest seda autot osta ei saa, seda saab osta ainult siis tunnustatud automüüjate käest ja see ilmselt tähendab siis Amteli liikmeid tegelikult, millest enamik Eesti nagu tuntud automüügisalonge on seal. Aga ütleme, et eraisikute käest ostmisel, ma ei tea, just kardetakse äkki mingit sahkerdamist, kuigi eriti nagu ei näe neid võimalusi, aga ju siis seda nagu kardetakse. Ja teine oluline uudis tegelikult, mis nüüd oli see, et 16. detsembril Riigikogu võttis siis vastu seaduse, millega kaotati ära see automaksu seaduse auk, millega oli võimalik teha niiviisi, et kui 1. jaanuaril järgmisel aastal sinu auto ei olnud registris, siis sa tegelikult terve aasta eest automaksu maksma ei pidanud ja siis nüüd siis see kaotati ära, kui sa võtad auto 1. jaanuaril registrist maha ja võtad selle uuesti, paned, ütleme, et 1. mail uuesti registrisse, siis maksad tegelikult ainult mai kuni detsembri eest proportsionaalselt 8 kuu eest. Ja sellega see oli veel üks huvitav muudatus, mis tegelikult võib-olla isegi natukene rohkem furoori tekitas, et kohalikel omavalitsustele tuleb õigus avalikelt teedelt ära korjata autod, mis ei ole registris või mis on peatatud registrikandega ja mis on seisnud seal kauem kui 3 kuud. No iseenesest
teoorias on ju see ka see mõistlik, sest Tallinnas vähemalt on juba aastaid ja aastaid see probleem, et autoromud seisavad ja võtavad parkimiskohti ära ja üldse, miks siuke romu peaks sul silma all olema? aga kas see on romu või on see niiviisi, et sa võtad enda suveauto, paned sellele katte peale ja jätad selle seisma sinna tänavale ja jah, ma tean ka inimesi, kes hoiavad omal tänava peal selliseid autosid ja ka veokeid, eks ole, mida nad kasutavadki harva, eks ole, võib-olla tõesti aastas mõne kuu jooksul, et nende jaoks on see kahtlemata probleem, aga noh, Tallinna eesmärk on ilmselt ikkagi need romud linnapildist ära saada. see ongi hästi keeruline, sellepärast et ka see, et kas huvitav tuleb seal vaidlusi, et kas see nüüd on olnud 3 kuud seal või kas on fikseeritud see alguskuupäev, et alguses on mupo käinud, teinud pildid. Just, aga vahepeal võib-olla see auto käis sealt ära paar päeva. Kas see on nii kaua seal seisnud, et kes seda nagu tõendab, et see tegelikult on nagu selline mul on tunne, et see on nagu asi, kus on jälle see mõte on tegelikult nagu väga hea ja üllas, aga siin neid auke ja probleeme ja vaidlusi võib sellest asjast tulla nagu ja kindlasti ongi neid omanikke, kes nagu leiavad need augud seal üles ja hakkavadki vaidlema, et see on kindel. Et siin Kalamajas on ka kindlasti niiviisi, et kus keegi on enda autot siin ritta ajanud kuskil tänava peal ja aeg-ajalt sõidab mõnega, millega meeldib ja siis teda võib kindlasti selline asi väga nagu ärritada tegelikult. Aga noh, see on ikkagi nagu selge probleem, mida peab lahendama, sellepärast kui sa magalate vahel sõidad, siis sa näed ikka iga maja ees mitu tükki neid autosid, mis on jäetud sinna, rehvid tühjad, numbrimärgid eest kukkumas, et see on nagu loogiline, et seda kuidagi peab lahendama. Tegelikult Tallinn seda juba tegelikult täna lahendab ka, et ma saan aru, et nad tegelikult iga aasta 500 autot tegelikult umbes viivad minema. Aga muidugi selle üks huvitav asi ka, et nad viivad need hoiustamisele need autod on ju, et siis on võimalik endale autot, ma ei tea, kas tasuta või kuidas hoiustada kuskil linna kulul, aga ma kahtlustan, et pärast esitatakse ikkagi arve selle teenuse eest. Aga jälle see on mingi huvitav asi, mis kuskil seadusesse hiljem jälle kuskil keegi avastas, et paneme selle sisse ja teisel lugemisel ja siis nüüd on see seal olemas. Aga selle jaoks need lugemised seal ka on. Nii, aga lähme siis proovisõitude juurde ja mind ennast austades ma pean ütlema, et mind huvitab väga see auto, millega Gert käis sõitmas. Sellepärast, et kui midagi nagu minu meelest see aasta, mis on Eesti automüüki või ütleme Eesti autoäri on kuidagi nagu ilmestunud, on see, et nüüd ikkagi sellise sirge näoga ja ausalt tuuakse müüki erinevaid Hiina firmade autosid. Müüginumbrid on tegelikult veel suhteliselt tagasihoidlikud neil. Kui mul meelde tuleb, siis ainult üks selline hitilaadne asi on olnud, mis on siis GVM Ora. Ehk et odav elektriauto ja see peaks olema tänavuse aasta müüdum elektriauto Eestis. Ehk et vähemalt uuena, eks. Et ilmselgelt on nõudlus odava elektriauto järgi olemas, et ta ei ole kindlasti nüüd väga hea elektriauto ega pika sõiduulatusega, aga kuna hind on madal, siis ostetakse. Ja on näha, et inimesed on valmis seda riski võtma, et kindlasti saab olema väga huvitav näha, et kuidas see auto tegelikult siin paari aasta jooksul tegelikult nagu vastu peab. Ma arvan, et siiamaani pigem ollakse nagu positiivsed. No ta on nii uus ka. Siin ei ole eriti midagi, siukest laiapõhjalist infot ei ole. Nii, aga Gert, millega sa käisid sõitmas? No see, mis siin eelmisel nädalal nüüd siis Eestis avati, Escape'is oli BYD ehk siis Build Your Dreams on see autotootja. Ja no see on selles suhtes väga märkimisväärne, et Hiina umbes täpselt mingi kõige suurem mastaapsem autotootja. Nende käes on uute autode turust seal tohutu osa. Et see, et nad Eestisse ka tulevad, on ikkagi suur asi. Ja noh, oli uusi mudelit oli, eks ole, olid Eestisse. Ja tegelikult ei saa kurta. Vaatad autole peale, enamik näevad enam-vähem maitsekad välja. Aga kas need kõik uus tulevad ka korraga kohe müüki või tulevad nad riburada müüki? Nagu tundub, et ikkagi korraga on nüüd esinduses olemas ja saab tellida osta. Aga mis sealt, ütleme, nagu kõige huvitavam tundub, et võib-olla me sinna nagu jõudsimegi juba, et kõige huvitavam võib olla tõenäoliselt see, et mis on nagu kõige soodsam. Kusjuures nende puhul ei ole, sellepärast, et nende kõige soodsam väikene luukpära maks 34 000 €, ehk mis ei ole nagu väga hästi.
GVM Ora oli vist alguses 25 000 ja hiljem 30 000 umbes selline Just. suurusjärk, et natukene odavam. ehk siis ongi BYD Dolphin on 35 000 ehk see on niisugune seest näeb isegi materjalidelt odavam välja kui GVM, et ma ei ole kindel nagu, kes seda tahaks osta sellise raha eest, et siin juba nii-öelda Korea konkurente vast hakkab ka vaikselt juba siin 340 eurost tulema. No tegelikult on ju 35 000 eest tuleb järjest nüüd uusi elektriautosid peale, et võtame kas või Kia EV3, eks ole, ja Škoda Elroq, millega ma mõlemaga olen just sõitmas käinud ja soodushindadega on ka teised päris okeisid elektriautosid selle raha eest pakkunud. Et selle raha eest võib-olla kindlasti tasu osta, aga nagu see line-up on päris korralik, ehk siis saab 50 eest ja kallimad on 70 eest. Võib-olla kõige huvitavam, kui siin nagu mõelda, siis ongi see Han, mis on nagu veidi luksuslik sedaan, või veidi luksuslik, täitsa luksuslik sedaan. Et see on nagu alates 70 000. Mis on ikkagi väga kallis. See on selline normaalse Audi juba selle ajab endale hoovi. Jaa, et see ongi, et need BYD hinnad on tegelikult, need ei ole odavautod, need on päris autohinnad. Ja mis seal öeldi selle Hanni kohta oli see, et management nagu Hiinas ei plaani neid tegelikult palju müüa, lihtsalt nende hinnataseme pärast. Aga siis nii-öelda katsetatakse turgu. See natukene tundub jah sellisena, et tegelikult, et see 6 auto line-up on minu meelest, Margus, millal tuli viimati Eestisse mõni autotootja, mis tõi korraga 6 autot müügile? Et see on, tegelikult on see nagu väga huvitav areng, et ja väga huvitav saab olema nüüd ka neid autosid tegelikult nagu reaalselt pikemalt proovida, et mis nad endast kujutavad. Et ma ütlen ausalt, et siiamaani on minu kogemused Hiina autodega, mis Eestisse on turule tulnud, on küll sellised olnud, et jutt võib ju alguses tore olla, aga seisuga 2024 need autod, mida mina olen proovinud, on ikkagi, ma ei ostaks ühtegi neist ausana. Kusjuures see on huvitav sellepärast, et jah, pagana asjadega siin veel mõni aasta tagasi sai sõidetud hiinakad, et seal ikka tunned nagu seest kas või kvaliteet on juba ja neil on mingid imelikud vead on küljes, mida Euroopa ja Jaapani ja ühesõnaga meile tuntud autotootjad nagu ammu enam ei luba, et nad ikkagi on sellised natuke sellised pooltooted olnud, aga ütleme, et see Püüd ja ka mõned teised suured, mis siin on tulemas, eks ole, ma täitsa usun, et nad suudavad tegelikult teha, et tulevad ühesõnaga päris okeid autod tulevad nüüd peale. No iseasi küsimus on muidugi see, et kuidas sul on see moraalne kompass on, et kas sa tahad Hiina autot omal osta mingitel teistel põhjustel või ei taha, eks ole? Ma saan aru, et selle sama BYD puhul toodi just seda välja, et need autod suhtlevad siis otse serveritega Hiinas, mis on tegelikult näiteks erinev sellest samast GVM Orast, mis tegelikult peaks suhtlema siin andmekeskustega Euroopas ja see on selline, ütleme otse, et ilma naljalt selline väike punane lipp. Ja lisaks Hiina seosed Venemaaga, eks ole, et kas sa tahad toetada seda asja või mitte? Jah, nagu ma Kerti tahtsin hoiatada, et ära ma telefoni selle autoga igaks juhuks ühenda, et sul kõik on juba ammu kuskile siis läinud, et seal on mingid riskid, aga et selle riskiga tuleb nagu väga teadlikult ringi käia, et näiteks, ütleme niiviisi, et kui sul ikkagi lihtsalt, et kuulajatel natukene ka laiemalt infoks, et kui ütleme, et kuskil keegi läheb Hiinasse, siis tegelikult meil Riigikogu delegatsioon käis ju Hiinas ja sellega oli suur poleemika ja siis oli küsimus, et kas ja miks ja nii edasi ja siis kuskil mööda minnes üks neist ütles ka, et jaa, et meil anti selle jaoks eraldi telefonid ja asjad kõik on ju, et me jumala eest oma isiklike seadmetega ei läheks ühtegi Hiina võrku on ju, et ka Riigikogu liikmetel võiks selline asi on ju panna punase lipu tõsta püsti, et mingi asi on seal ikkagi kuidagi veits mäda on ju. Et täpselt, et see on nagu asi, millega mina isiklikult oleksin nagu väga ettevaatlik. See küsimus on muidugi see, et nagu tavainimesed võtta on, küll aga ma arvan, et väga kindel ära muretse, on. Aga väga kindel ja hea poliitika on see, nagu Huawei'sid ei tohi nüüd riigiametnik osta, eks ole endale. Et
samamoodi ei ole kindlasti mõtet, kui sa oled natukenegi tähtsama koha peal, Hiina autot niimoodi osta otse emamaaga. Jah, see läheb veel kõik igale pool päikesepaneelidesse mõelda välja, aga räägi parem sellest, et kas sa mõne need autoga päriselt sõita ka said? Jaa, kõigiga sai sõita. See oli sõidupäev tehtud ja eks ta nii lihtne ongi, et madalama hinna otsa autod ei ole eriti toredad ega nii-öelda muljetavaldavad, aga siit kuskilt keskelt 50 000 juurest hakkavad juba täiesti korralikud pihta, mis ma arvan võiksid vabalt võistelda Tesladega, mida meil siin ostetakse. Arvestades eriti näiteks seda, et Teslal vist ei olegi nagu mingit esindustuge ega midagi sellist. Esinduse tugi on, aga mitte Eestis saad käima. Helsingis on kõige lähem koht. Aga siin muidugi selle BYD puhul tasub ka muidugi arvestada seda, et täna on siin see tugi olemas, täna on see Inchcape olemas, kes sellega tegeleb, on ju, et siin on nagu raske hinnata, et kui kaua nad sellega tegelevad ja nii edasi ja nii edasi. No, nad kohustuse võtavad niikuinii, kui nad praegu täna ostavad, on ju, sellega ei ole ilmselt muret, on ju. Ja erinevalt, see automark, see on ikkagi suur ja tõsine tegija, eks ole, et kui siin mõne teise margi puhul on küll kahtlus, et kui kaua see mark kestab, eks ole, ja kuidas selle järelteenindus ja tulevik siin olema saab, eks ole, ühel hetkel pannakse võib-olla pood kinni ja on kõik, oled üksi oma Hiina autoga, siis kui nagu mingi margi puhul nagu võib kindel olla, siis äkki püüd ikkagi suudab sulle toetust pakkuda ka järgmistel aastatel. Kusjuures see ongi võib-olla oluline point, et kuna nad ise on Hiinas nii tohutult suured, 12 miljonit autot aastas kokku vist müüakse ja nende osakaal on seal 17%, ehk siis väga arvestatav, et kuna nad on nii massiivsed tööstus, nagu nende kasum tuleb sealt, et siis nad saavad ennast lihtsalt toorelt siia turule nii-öelda osta, katsetada, kas toimib, võib-olla ei toimi. No see hinnapoliitika näitab muidugi ka seda, et nad on ikka väga enesekindlad ja tahavadki näha, et kas keegi kuskil jääb pidama ja mul endal tuli sellega meelde, et jah, et see asi võib juhtuda muidugi ükskõik mis automargiga, kui sul ei ole tehase garantiid, et mul endalgi Peugeot oli ühest esindusest, kus oli selle esinduse garantii päris pikalt, aga kahjuks kogu see äri läks pankrotti ja garantii koobalt öeldi ka, et nägemist see enam ei kehti. See oli ilmselt mitte tehase garantii, aga mingi lisagarantii. Ja mingi esindus, mingi asja oli andnud, kuna see oli ostetud kasutatuna ja siis sealt anti vist 2 aastat või midagi sellist. Nii, aga Margus, millega sina käisid kaugel maal sõitmas? Jaa, mul oli tegelikult 2 päris huvitavat sõiduproovi. Alustame lihtsamast autost, mis tõenäoliselt jääb ka nagu meie liikluses. Teda ei teki siia nii palju, on Opel Frontera. Vana nimi, eks ole, 90-ndatel ja 2000 alguses oli siuke maastikauto Opelil. Ja nüüd on ta siis tehtud Stellantise grupi poolt, eks ole, kahas sõsarmudel on Citroen C3 Aircross. Siuke väikene, võib öeldakse linnajeep tegelikult, on esiveoline siuke crossover, nagu nad tänapäeval kõik on. Ja huvitav on see, et ta tuleb odav. Nagu me siin enne mainisime GVM Morat, eks ole, et nüüd siis Frontera tuleb samamoodi, tuleb sinna 25 000 euro lähedusse, tuleb selle elektriauto hind. Elektrika hinda veel lõplikult väljeldud ei ole, see peaks nüüd kohe lähipäevadel öeldama, aga sinna kanti ta tuleb. Ja Ora ees on selle auto eelis nagu see, et esiteks Euroopa tootja, eks ole, Stellantisel on selle tehnikaga päris pikk kogemus juba ja ta on ruumikas. Ta on päriselt 5 inimese auto kohe julgelt ja saab ka 7-kohalisena ühest hetkest. See on kõigi nende väikeste elektriautode suur miinus, et nad on ikkagi väga kompaktsed, pigem nagu 2 inimese autod sisuliselt. Aga nüüd sa saad ikkagi, ütleme suurusjärk 25-30 000, eks ole, et sa saad päriselt mahuka auto, küll aga hinnal on oma põhjus, ta on väikese akuga ja väikese sõidulatusega. Et ta on selline ikkagi pigem nagu Lõuna-Euroopasse? Kindlasti on ta seal rohkem omal kohal, jah, et sõiduulatust lubatakse selline natuke üle 300 kilomeetri, mis tähendab, et meie talves on ta pigem selline 200 kilomeetrit ja aku natuke väsib siis veel vähem. Ehk et see on selle madala hinna nagu miinuspool. See tuleb siis ainult elektrisena? On ka hübriid,
samamoodi kasutab jälle Stellantise juba tuttavat tehnikat, 1,2 liitrine kolmesilindriline, millel on siis väikene aku elektrimootor külge pandud. Ja hind ongi huvitav, et see lõplikult teada ei ole, aga elektrikas ja see hübriid peaks olema enam-vähem samas hinnas. Ehk et selle hind hakkab küll natukene madalamalt 20 või siuke 23 000, aga see on ka täiesti varustusest paljas auto ja et samamoodi 25-30 000 siis saad selle hübriidi, mis on jällegi mahukas ja üsna ja mõistlik hinnaga auto. Ja sõidab. Ilmselt ei ole midagi nagu eriti erilist. Ja erilist ei ole. Ta on nagu täitsa okei, aga tal on nagu mõned nagu väga huvitavad nüansid, mida tihtipeale nagu ei näe enam. Opel ise ütleb selle kohta, et see on nüüd detox kõigest digitaalsest ja üleliigsest ja ülepaisutatust. Vändaga aknad. Sinna kanti ta läheb. Et päris nii hull ei ole, aga mis on nagu, mis mul nagu võttis nagu suu lahti, on see, et nad tegid uuele platvormile uue auto, mis tuleb müügile, reaalselt jõuab Eestisse kevadel ja sellele autole sa ei saa adaptiivset kiirushoidikut näiteks ja sa ei saa võtmevaba sisenemist ja käivitamist. Et no mida? Et eriti elektriauto, mida sa pead võtmenupust avama ja võtmega käima keerama. Ja see on see elektriauto ikkagi omanikud, et ma panin hommikul juba käima siin selle Võtmega auto paned soojenema ja, et seal mingid siuksed väiksed, tegelikult päris olulised nüansid on, et aga ei, see on iseenesest nagu väga huvitav, mulle meeldis turundussõnum ka neil, et see on selle detox ja me tõmbame tagasi, aga tegelikult see on see, et kuidas saaks ikkagi võimalikult odava auto teha, aga paneme sinna sellised ägeda brändingu juurde, et see asi kuidagi nagu toimiks ja oleks nagu usutav. Ja. Nii, aga teine auto? Teine auto on siis Škoda Elroq ehk et praegu oli, eks ole, Škoda elektriauto Enyaq ja selle väiksem vend. Ja ma ütlen, võin kohe alguseks ära öelda, et minu meelest väga hea elektriauto. Et natukene väiksem, peamiselt väljendub see väiksemas pakiruumis kui Enyaqil, aga tehnika on ikkagi suuresti sama, küll on seal tarkvara moodsam, aga akud ja mootorid ja pedustus ja suuresti sama auto. Küll minu meelest näeb ta veel parem välja ja tõesti, sõidab väga mugavalt, efektiivne, ruumikas, et ma ütleks, et koos nüüd selle sama Kia EV3-ga, millega ma siin veidi varem sõitmas käisin, nüüd seal siuke 35,000–40 000 euro hinnaklassis ikka kõige paremad autod. Enyaq hakkas ka vist 40 000 või 45, kus ta seal oli? Sooduspakkumistega on isegi odavam olnud jah, et aga umbes nii jah. Enyaqi puhul ma saan aru, et üheks mureks on olnud see tarkvara pool ja pigem see, et see on nagu väga kiiresti tegelikult arenenud ja lihtsalt mingid versioonid on kuskil maha jäänud ja kõik on oodanud neid uuendusi ja need uuendused tulevad välja kuidagi suurtes lainetes, aga nüüd on nagu Škoda vist nagu selle asja nagu korda saanud, et kõik asjad, mis on Enyaqi pealt on õpitud, et nüüd saab need Elroqi koha peal kohe otse sisse panna ja toimivad paremini. Ja sellel on olidki uhked, et või vähemalt rahul, et Elroqil on nüüd ikkagi täitsa nagu uus tarkvara versioon, et parem kui Enyaqil. Aga see on nüüd umbes niiviisi, et see ongi nüüd see uus elektriautode selline entry level enam-vähem seal, et 35, kus sa saad nagu sellise normaalse igatpidi päris auto, on ju, ütleme, et see GVM Mora oli ka ikkagi Hiina pluss veel see, et ikkagi suhteliselt väike ikkagi. Just, ja väike aku, jah. Elroqi, kuidas seal selle sõidulatusega on? Tal on, sõltub ka, eks ole, 35 000 euroga saad sa ka siukse 370 kilomeetrit äkki sõidulatust maksimum, aga hind muidugi, kui sa paned lisasid, võtad maksimum versiooni, eks ole, suure akuga, siis hind läheb ka vabalt üle 50 000. Aga sõiduulatus on, kui ma nüüd õigesti mäletan, ligikaudu 600 kilomeetrit on siis maksimum. See on juba päris muljetavaldav ikkagi. See on ikkagi väga okei. Ja kui sa nüüd saaksid ise valida, et mis sa sealt nagu võtaksid, siis oleks Elroq. Tead, me peame selle kohta tegema võrdlustesti EV3 versus Elroq, et nad näevad välja erinevad,
et Elroq on, ütleme, sihuke vähe traditsioonilisem ilus auto. EV3 on sihuke rohkem oma näoga, aga omadustelt on nad ikka väga sarnased. Mõlemad on mugavad ja mahukad ja sarnase hinnaga ka veel ja et kumba neist valida ei oskagi ausalt öelda. See Kial on mingid asjad ikkagi, mul on tunne, et selle kogu selle elektriautonduses ikkagi nii hästi õnnestunud, et on kuidagi suutnud mingi täiesti nagu oma näolised olla, kuigi ei ole ju midagi nagu väga kapitaalselt erinevat teistest, aga samas on mingi selline enda tunnetus ja enda selline disain ja see kuidagi nagu töötab nende jaoks nagu minu arust nagu eriti hästi praegu. On täitsa õige ja alates EV6-st, eks ole, nad tõesti, tehnoloogia on väga hea ja autod näevad kihvtid välja ja on küll, et Kia üldse koreakad on praegu elektriautode ikkagi tipptase, jah. Gert, et kui kuulad seda, siis kas sa jääd veel nende hinnakate usku? Ma julgeks öelda, et ma olen üldse hiinakat, kuigi nad jätsid hea mulje üldis. Ja mul jäi ka mulje, et sulle jäi ikka hea mulje, et natukene ka kergelt inistati ära. Ma arvan, et selline üks Korea elektriauto on tõepoolest kõige parem valik, sellepärast, et eurooplased teevad palju asju valesti. Kindlasti ka on seal need moraalsed dilemmad nagu on. Aga jah, tõesti, kui moraalsed dilemmat ei ole ja ei koti siuksed poliitilised asjad, ei hiinlase vastu küll. Okei, aga seekordne saade sai tavapärasest lühem ja kõigile aitäh kuulamast, aitäh Gerdile ja Margusele ning kohtume juba õige pea. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Olgu tegemist väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringutega, Inbank on sinu jaoks olemas. Inbank, nutikas valik. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.